Riigihaldusminister ütles, et sünnitada saab ka põllul. Seoses Valga sünnitusmaja sulgemisega ongi esimene põllusünnitus tehtud. Palusin teemat kommenteerima Monika Haukanõmme. Monika Haukanõmme, paistab, et Valgas esimene põllusünnitus läks õnneks. Kas me ei võiks kulude kokkuhoiu mõttes sulgeda Eestis sünnitusosakonnad ja asendada need vabatahtlikest põllusünnitusbrigaadidega? Päris hea ettepanek ja päris humoorikas. Aga ma kahtlen, et see ei ole väga hästi realiseeritav, sest Eestimaa suvi on liiga lühike ja talvel oleks see väga keeruline. Aga kui nüüd tõsisemalt rääkida, siis seal on 3 asja, mida peaks nagu otsustama ja mis on tegelikult kõik lahendatavad. Et esimene öeldakse, et meil on liiga vähe sünnitajaid Valgas. Et peaks olema 350 sünnitust aastas, siis oleks see haiglale kasumlik, ehk siis tasub ära. Tegelikult on umbes 100 vähem. Aga milles on probleem, et kiirabi viib juba varem ja viib ka praegu esmajärjekorras sünnitajad ju tegelikult Tartusse. Kui ta oleks toonud need sünnitajad esmavalikuna Valka, oleks meil juba rohkem sünnitajaid. Ma olen korduvalt teinud ettepaneku, et Valga ja Valka on tegelikult üks linn, kus on sünnitusmaja vaja. Et miks peaks Valga inimesed sõitma 80 kilomeetri kaugusele Tartusse ja Läti Valka omad 50 kilomeetri kaugusele Valmierasse. Et tegelikult võiks 2 riiki terviseministrid kokku saada ja leppida omavahel kokku, et see sünnitusmaja on olemas ja rahastus oleks ka tagatud. Sellisel juhul meil ei ole küsimust, et meil on liiga vähe sünnitajaid ja järgmiseks, et kui on liiga vähe sünnitajaid, siis hakkab ju kvaliteet kannatama. Et arstidel ei ole piisavalt praktiseerimise võimalust. Siis oleks arstidel piisavalt praktiseerimise võimalust ja kindlasti tuleksid sinna ka arstid. Siis öeldakse, et haigla pannakse kinni sellepärast, et meil ei ole arste. Need, kes seal on, enam on juba liiga vanaks jäänud. Aga ma tuletaksin nagu meelde, et riik algatas juba mitmed aastad tagasi haiglate võrgustumise projekti, mis tähendas seda, et nii Tartu Ülikooli kliinikumiga kui Tallinnas asuva regionaalhaiglaga liideti maakonnahaiglad. Ja need 2 keskust said selleks ka riigi tuge. Ja nüüd selle võrgustava haigla, ehk siis Tartu Ülikooli kliinikumi asi on antud hetkel tagada see, et Valga haiglas oleks arstid olemas. Kui koha peal ei ole, siis on Tartu Ülikooli kliinikumi ülesanne näiteks komandeerida arstid Valka. See on valiku küsimus, kas inimene peab sõitma teenuse juurde või teenus tuleb inimese juurde. Ja kui me paneme keskele inimese, ema ja selle lapse, siis minu arust siin ei ole valiku küsimust. Eestis on prioriteedid täielikult paigast ära, et ühelt poolt külvame maksuraha Lätti ning teisalt hädaldame, et sünnitusosakonnad ning eluks tähtsate teenuste jaoks raha ei jätku, et mida tuleks ette võtta? No kui me toome, et me viime maksud Lätti, siis see on üks võimalus tuua Läti raha meile. Et kui näiteks Läti Valka inimesed ja selles regioonis elavad inimesed hakkaksid sünnitamas käima Eestis, Valga haiglas, siis loomulikult ju teenuse rahad tuleksid Eestisse, et see on üks võimalus. Aga ma arvan, et me peame poliitikud ja tegelikult otsustajad aru saama sellest, et teatud teenused, mis on elutähtsad, kus ei tohi riskida, peavad inimestele kättesaadavaks jääma nende elukohtades, mitte viima kõike 2 suurte keskusesse või lõpuks öeldakse, et abi tuleb teile interneti teel.